Ma olen nüüd mõistnud seda, et D-vitamiini tarbimine on oluline, aga räägime lahti ka selle, et kuidas siis seda olulist vitamiini tarbida. On inimesi, kes ütlevad, et ühtegi toidulisandit ei ole vaja võtta, et kõik saab toidust kätte. Kuidas on teie arvamus, et kas D-vitamiini on võimalik saada piisavas koguses toidust kätte ja siis ütleme päikesevalgusest ka Eesti piirkonnas? No, loodus on üpriski karme, et looduses on omad reeglid. Inimene võib arvata, et tal on omad reeglid, see on tema õigus, aga loodus on üle meie. 90% D-vitamiinist me toodame päiksekiirguse toimel ja toidust on võimalik saada kuskil 10, maksimum 15-20%. Ehk ka suvel? Jah, toidust on võimalik saada seda, et selles mõttes, et jah, ta ei ole ju välistatud, üldse mitte. Aga päiksekiirgus on D-vitamiini tootmise alus. Ehk siis talvisel perioodil ei ole võimalik toiduga saadava D-vitamiini kompenseerida vajaliku puudujääki. Ehk siis seda, et on võimalik seda kuidagi teistmoodi saada talvel, ehk siis oleks nagu loomulik depoo, D-vitamiini depood on üpriski lühiajalised, et need kulutatakse ikkagi mõnede nädalate, mõnede kuudega sügisel ära, mis on suvel kogutud. Et nendega ei ole võimalik üle talve hakkama saada meie kliimameetmes, mitte mingilgi moel. Tingimusel, et inimene on suvel saavutanud normaalse D-vitamiini taseme normaalse päikesekontaktiga. Meie uuringute järgi see näitab, et väga vähesed seda saavutavad. Ehk siis arvamus või väide, et suvine D-vitamiin on meil normis, kahjuks ei päde. Aitäh, doktor Leho Rips!